kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Rohepöörde valguses on aktuaalseks saanud tuuleparkide ja päikesepaneeli väljade arendus. Mis on selle suuna plussid ja miinused? Palju selline tegevus meie elukeskkonda muudab ja millised on mõjud inimeste tervisele ja loomariigile? Samuti kõik me mäletame eelmise talve üüratuid elektrihindu terves Euroopas. Kas käib elektrienergia ettevõtete ja riigi poolt julm rahvarööv või peituvad põhjused millestki muus? Kui me võtame loomariigi aspektist, tuulegeneraatorid või siis tuuletiivikud, ütleme, mis pannakse maismaale, merele, kuhu iganes, linnud lendavad sealt mööda, nad ei pruugi aimata, et sinna on nüüd tuuletiivikud tekkinud, see lendab mingi 200 meetrit kõrgele vähemalt tiiviku ots, lind kukub sellele vastu ja saab surma. Mingeid asju ma olen teinud selleks, et ka nende elektriliste seadmete juures oleks kodu ikkagi võimalikult vähese kiirgusega, siis mul on elektrikaablid kodus veetud, see oli vist topeltvarjestus või mis see sõna oli, et nad ei kiirgaks nii palju ja siis ma mingi hetk, kui mul oli raha, ostsin sellise asja koju, ma ei tea, Harri pärast võib kommenteerida, kas see asi toimib ka, aga see pidi ka siis neid kiirguseid ära võtma ja ostsin isegi mingi kuldse traadi siia ümber, et see pidi siis nagu eriti hea olema. Ma ennast natuke tutvustaks, siis olen nii-öelda sertifitseeritud elektrik, töötanud 15 aastat naftaplatvormidel ja puutunud kokku paljude erinevate süsteemidega. Ja näitasid Kertu seda piimerit. Et ma olen ka näinud, et müüakse 5000 eurosid kaelakiisid, mis peaks kiirguse ära võtma. Ja ütleme, need petutooteid on väga palju, inimesed ostavad ja raiskavad väga palju raha igasuguste mõttetute asjade peale. Seal ei ole mitte midagi mõõta, kuna tegemist on, ma ei teagi, mis metalliga, mingi metall seal on ja kui sul on kodus tavaline elektrisüsteem ja selle kiirgus, siis see metall võimendab seda kiirgust ja sa saad veel suurema kiirguse. Selle teema ka läbi, et inimesed ostavad ka endale igasuguseid mõõtjaid ja ostavad seal 100 euroseid või 500 euroseid mõõtjaid, siis need mõõtjad näitavad kõik valesti. Olen enda aparaatidega siis võrrelnud, mitte kalibreeritud aparaate ikka väga mööda näitavad. Jaapanist mul sõbranna kunagi tõi olid mingid siuksed kettakesed, tillukesed kummist, mille sai panna keha peal ja see pidi ka kiirguse ära neutraliseerima. Kiirguste puhul on ainult tehnilised lahendused ja kaugus kiirgusallikast. Mitte ükski vidinjubin asi ei tee mitte midagi, telefonikleepsud, ma ei tea, mida kõike. Puht pragmaatikuna võib öelda, et 35 aastat tagasi oli Eesti elektrit tootev riik. Vaadake, palju siis tööstusi oli, palju oli elektritarbijaid, kõigile jätkus. Me ütleme niimoodi, et me elame väga palju nendes igasugustes linnalegendides ja inimesed võimendavad kõiksuguseid jutte ja tegelikult me oleme jõudnud üldse maailma tunnetuses sellise arvamise tasemele. Kõik need linnalegendid võimendatud nendest madalsagedusvõngetest, sellest, et taimed surevad ümberringi ära. Tead, see on nii rumal jutt. Nendele hüpoteesidele, hirmujuttudele tuginedes peaks olema oma aju täna laiali valgunud, üles sulanud ja ma peaksin olema täiesti ebaadekvaatne inimene. Ma arvan, et ei ole päris niimoodi. Ja need kiirgused, mida me saame, on tegelikult niivõrd väikesed või niivõrd tühised, et nad praktiliselt inimese elukvaliteeti sellisel määral ei mõjuta. Tegelikult ma tahtsin ikkagi 5G-d ka rääkida, sellepärast, et mul endal suures toas on 5G ruuter. Hommikul on pohmelli tunne ja ma ei saa aru, nädal aega pole õlut tarbinud, sul on hommikul, sul ärkad, sul on pohmelli tunne. Ja see on alates sellest ajast, kui mul on see 5G ruuter, et kas see, ma ise arvan, et see on sellest 5G ruuterist tingitud.
suured tänud, ma pean ka liikuma hakkama, mul siin kassid nõuavad oma osad ja käivad ja kräunavad ümber minu. jah,